Pidasime ennast juba ikka üsna kõvadeks meesteks, kes tsiklitega säherduse tee läbi sõidavad. Hoobilt olime maa peal tagasi, kui keset seda hullu trassi 2 inglast kohtasime. Nemad nimelt sõitsid täpselt sama teed pidi vot sellise riistapuuga. Marsruut Peking-Pariis. Kusjuures need mehed väitsid veel, et Siberi teed polegi need kõige hullemad. Well, the car has been quite good. The roads have been absolutely terrible. I mean, very good in China, mostly, but in Mongolia, a complete disaster. Really rough. Really rough. And after about 1,000 kilometers, we hit an enormous rock in the middle of the road. Well, there is no road, it's just tracks. And we hit an enormous rock and made a hole in the bottom of the engine. So then we spent 30 hours in the desert, in the Gobi. Tegelikult oli meil hea meel, et meiesuguseid hulle maailmas veel leidub. Hiljem selgus, et need kanged inglased jõudsidki kenasti kohale, ka Tallinn jäi nende teele ja neid olla meie pealinnas sama masinaga ringi liikumaski nähtud. Meile sõitis Moskva poolt vastu ka üks üksildane Saksa motomatkaja, kes oli kindlal arvamusele, et ta on juba kõige halvemad teeolud Venemaal ära näinud. I'm go to Irkutsk. Yes. Palju õnne. Lucky you. There will be some interesting roads. I come from Kiev, the road is very good. Look. Yeah. Aga ega siis Siber pole ainult mingi mudaauk, suurlinnades kees elu nagu muiste. Jenissei jõe ääres asuvas Krasnojarskis kohtusime meie sealse abilise tsiklimehe Aleksandriga, kes osutus suureks vanatehnika ja ajaloo huviliseks. Küsisime imestunult, et kui eestlasi fašistideks sõimatakse lausa Venemaa valitsuse tasandil, siis kas tal pole kogu selle teise maailmasõja aegse Saksa tehnika pidamise pärast probleeme tekkinud? К счастью, я думаю, что, может быть, пока, может, всегда нас в этом не обвиняют. В конце концов, это история, это не знаю, это не почитание фашизма, а просто это история. Здесь же не только там немецкая техника есть, наша также российская, американская. То есть это просто история, которую не надо забывать и терять. Aleksander mainis siiski, et avalikel teedel nende tsiklitega liikudes kleebivad nad arusaamatuste vältimiseks svastika sümbolid kinni. Kohe suurlinnast välja saades läks aga tavapärane kultuur edasi. Seekord oli vetsuseinal vähemalt seletus sealses piirkonnas valitseva olukorra kohta. Järgmine suurlinn meie teel oli Jekaterinburg, endine Sverdlovsk, ajaloost eelkõige teada kui kohutava veretöö toimumiskoht. See on nüüd sama koht, kus siis 1918. aastal siis bolševiki poolt hävitati Romanovite dünastia, ehk siis rahvale tuntud kui viimane Venemaa tsaar Nikolai II koos siis abikaasa, laste ja mõningate teenijatega ja siis see koht oli tükk aega nii nagu ta oli, see toimus kaupmees Ipatjevi majas. Ipatjevi maja ei ole ammu enam, see on lammutatud palju aastakümneid tagasi. Minu mäletamist mööda oli siin vahepeal mingi väga tagasihoidlik mälestusammas või mingi selline kujund. Aga nüüd on siin suht verivärskelt valminud siis nimelt Jumalakoda, mille nimi nagu selgub ongi, et Jumalakoda vere peal. Need noored inimesed ei tundunud küll midagi teadvat või siis pidavat tsaari perekonna mõrvast, aga see selleks. Tervisi saada
Motoreporter jõudnud sügaval Siberis ühe väidetava Eesti asunduseni. Nimi on tal siis, nagu siit selle tagant nähagi, Oravka. Inimesed ka tulid ligi ja ütlesid, et pooled selle küla elanikest ongi eestlased, kõnelevad ka eesti keelt, aga eelmisel õhtul mäletatavasti läks meil Estonka külaga natukese kehvasti. Seal ka poisikesed rääkisid, et muidugi eestlasi on, räägivad eesti keelt kõik ja pole probleemi, aga polnud seal mitte eestlase varjugi. Nii et lähme vaatame, kuidas selle Orava külakesega siis läheb täna meil. Esimesed inimesed, kes meil seal Orava külas vastu tulid, ehmatasid meid pisut ära. Need härrad pistsid käe pihku ja ütlesid puhtas eesti keeles tere. Ettekujutus etnilistest eestlastest hakkas meil juba purunema, aga siis selgus, et asi polegi nii hull midagi. Ma ütlen veel üks kord, noorus on ilus aeg, noorus ei tule iial tagasi. Ei tule ta, iial ei tule ta. Noorus ei tule iial tagasi. Berta Kalamis võttis meid vastu sooja südame ja puhta Lõuna-Eesti murrakuga. Aga te Eestis olete käinud? Koos Eestis 2 korda. 2 korda? Jaa. Ja... Kui Orava eestlased lätsiva siis Eesti, vot siis kävime seal. Osem katsal 90 aastakal. 92 aastal? Ja kävime Eestil Tõnekõrd juba. Kuda Eesti meeldis? Hästi. Meeldis, jaa. Elama ei taha tulla Eestisse? Kus ma enam lähe, mul on vanadus ja väga suur ja kõik kõige noorem inimene, ma näinud olen, nii eluvaimu täised. Lapse oma siin kõik ja... Lapsed eesti keelt ka räägivad? Poja kõnelase kõik vilis eesti keeli, mu poja. Mis juba lapse oma, vot enam ei taha eesti keelt kõnelda. Kõnelase venne keeli kõik. Eestisse elama ei ole mõelnud tulla ka? Ma ei saa aru. Eestisse? Külla? Žit nii hoitses? No a kes minu võet juba, mis ma seal saa? Mul aastak joki jäi joki pensiamana joki. Nüüd ma siin saa subsiidiat saa joki, mul on massas raha. No kes minu võet tüühke, ei tüüdi midagi ju. Berta esivanemad olid kunagised väljarändajad, kes Eestist paremat elu otsima suundusid ja just sinna samma sügavale Siberisse, Novosibirski oblastisse Eesti küla rajasid. Vositsenski oli varajane küla, vene küla ja sealt anti väga suur abi siia. Nii inimestele anti hobõna, anti vankri ja osem riista ja kõik antid inimene sai juba elama nakada ja siis anti puumõts. Maju ehitada ja siis nakati elämä. Ja siis nakas kylä jopa naksin maju tekemä ja elämä. Aga oli siin lõbusel, oli siin ka külapeod ja orkestrid ja... Oli küll ja väga palju noori oli ja kylä oli väga suuri ja siis esillä keskikohegi kõik elivä kylän noor. Kõik oli kylän ja kõigil oli tüüd kylän. A nüüd lähevad kõik noored küläst välja. Nüüd ei ole tüüd kylän midagi. Praegu oma noor mehed, mis oma kõik lähevad Severihe tüütasi seal. Siin midagi tehta ei ole. Aga kuidas Venemaa poliitikaga rahul olete? Putin ja... Putiniga. Ei saa Putina peale nuristaa. Ei saa. Kui Jeltsin tüüd kadun, nüüd on ta surnud. Jeltsin tüüd. Siis Jeltsin aigu, nii oli 2 kuud läks müüda ja 3 kuud läks müüda ja meile pensiates ole. Nüüd on ao peale kõige. Nüüd on ao peale pensia. Nii Berta poeg Valter kui ka kõik teised külaelanikud, kes vähegi Eesti juurtega, üritavad seal kaugel Siberis eestlust vägisi elus hoida. Külas tegutseb isegi Eesti muuseum. Kaugel kodus ma laulan sul laulu, siis kui päike on loojumas siin. Tähed üksikud helelab paiskas, mõttes kooma randa end viin. Tähed üksikud helelab paiskas, mõttes
Rahvariided pole küll ehk väga täpsed koopiad Eesti rõivastest, aga hind, millega seda muuseumi tehakse, on lihtsalt imeks pandav. Milleks aga kõik see vaev? Потому что была у нас эстонская деревня, а сейчас как бы больше все приезжают, и казахи, и все, и охота как бы свою традицию оставить. И поэтому это, конечно, нехорошо, некрасиво. И вот поэтому охота, чтобы была вот, связь не потерять, что эстонцы есть эстонцы, кажется. 20. sajandi esimene pool oli kohutav eestlastele üle kogu maailma. Ka Oravakülast küüditati kõik tööealised mehed, viidi Kalõmaa lähistele, kus nad pärast piinamist tapeti. Mu viidi kõik minema 32. aastal. Siis oli meil hullem Oravaküla, niin kuin sõda oli neillä läbi. Öösid ja inimesi ikva. Pieni untas inimesi ikuhelu, kõigil paigun, ühten paigan ja tõsen paigan. Niin kuin õdakani tuleva külla. Niin kuin õdakani millilta sõitva masinaga külla. Kaugel, kaugel, kus on minu kodu, kaugel tervisi saadan ma sun. Üksi rändan ma võõrama radu, pisar laugel kui meelestud mul. Berta on tõesti oma 86 eluaasta jooksul läbi tulnud paksust ja vedelast, aga oma rõõmsat särtsu pole see kange Eesti naine kaotanud. Berta palus meil edastada ka palavad tervitused kodumaale. Kellele viia tervisi, kes minu tiida Elsale, Juhansoni Leonorale ja Elvinele, Valta Elvinele ja Endlale. Vot, kes minu tiidvä. Ja noille kõigile tervisi. Ja Valter Elsaga ma veel seal ja veel on Mõisakülän on üks vana eetikene ka on vanemad minna veel ja meil on kirjavahetus teaga läbi. Ja tolle kah, kui trehvid sinna olema ja tooma Kõuts Elsa. Ja, neil on teaga kirjavahetusse. Vot. Заботится сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Me oleksime hea meelega vahvate Siberi eestlaste juurde pikemaks jäänud. Käinud saunas, joonud kohalikust samakat ja kuulanud põnevaid pajatusi kaugetest aegadest. Kahjuks oli meil tingimata aga vaja õigeks ajaks rongi peale jõuda, nii et jätsime kahjutundega südames sealsete inimestega hüvasti ja asusime taas teele. Liiga pikalt meil teel olla loomulikult ei õnnestunud. Taneli tsikkel jäi seisma, bensiin sai otsa. Me oleme keset taigat. Ega see tankimine pole lihtne töö ka nii-öelda ametlikus bensiinijaamas. Volitatud spetsialist istus kuuli, pommi ja raha maksta tahtva kliendi kindlaks ehitatud punkris. Side selle salapärase teenindajaga oli rikkis megafoni tõttu olematu ja meil võttis ikka kõvasti aega, et teha selgeks oma soov kütust saada. Kui lõpuks midagi andma hakati, siis anti ikka kohe nii, et aitas. Aivor, sa tahad samamoodi lasta? Eestlased, puline metsarahvas. Sitamajast pole ju kuskilt paberit saad. Ja ise oled nagu rahul või?
aga mis mul muud üle jääb? Põlema ei pane, siin on kuradi hein ja bensiin ja kuum leegitoru, et see on paras Molotovi kokteil praegu. Nüüd saan aru küll, miks meile kinkisid praegu kohalikud Džumeni tsiklimehed kinkisid välgumehklid. Nüüd kald sisse ja ots põlema ja sinna putka poole lendu. Paneks puitkasse selle. Jah, tahaks lõpuks teha ka, mis olevus sealt välja tuleb selle kinni löödud luukide tagant. Kraasid on läbi paistmatud, vineer on naela kätte löödud, et muidu ta äkki näljast hullununa või mõnda klienti krabada sealt või midagi. Rongi peale me uskuge või mitte ikkagi jõudsime ja sõit üle Uuralite läks lahti. Oleme sattunud Uurali nimelisse rongi Uurali mäestikus. Ja no see on ikka täielik luksus võrreldes selle eelmise rongiga. Ja näed, ma isegi hea meelega panin endale padjale püüri selga. Ja nüüd peale hommikusööki teeme väikse lõunauinaku. Seekord oli tegemist ikka tõelise luksusega. Digitaalsed infotablood, tualetis on pehme prilllauaga pott, WC, paber ja isegi seep. Restoran vaguni sisustus oli samuti moderne. See pehmelt öeldes veider seltskond ei häbenenud pärast katsumusi Siberis uuesti Moskvasse jõudes enam üldse mitte midagi. Ugri mees pani oma santlaagri keset punast väljakut püsti ja nõudis pääsu mausoljomi. Mis teid toob ikka jälle tagasi Moskvasse punasele väljakule? Lootus saada sisse sellest uksest. Ja see lootus suri täna taas? See lootus suri täna taas, õnnestub väga harva üldiselt. Moskva on nagu kogu see riik, ikka paras imedemaa. Kui tavaliselt võib rehvata mõnda trubatuuri tänaval taskuraha teenimas ikka kitarrega kahekesi, siis Moskva metroos oli ennast sisse sättinud terve orkester. Kaua meil seal filmida ei lubatud ja otsustasime minna sõbralikemate venelaste juurde tagasi. Meie hea abiline Maksim Stepanov näitas lahkelt, millega ta raudteetööst vabal ajal tegeleb. Ну, вот те треки, которые мы делаем, они эксклюзивные, они единичные в мире. Вот, например, эта модель, на которой я сижу, ну, такого мир еще не видел. Пафосно сказано, но это действительно так. Niisama unikaalsed kui Maksimi ehitatavad traigid on ainulaadne ka Moskva äärelinnas asuv tsiklipubi. Legendaarse filmi Mad Max õhustikku meenutavas pubis pidavat igal õhtul toimuma tihe programm. Õhtu hämaruses käivituvast pürotehnilisest tulemöllust kuni napis riietusest tantsuneidude esinemiseni välja. Siin õhtuti toimub siis traalivaali, tsiklimehed tulevad kõik kokku, möll käib, disko. Mis asja? Mis asja? Pole isegi originaali moodi. Kahjuks polnud meil aega õhtust peo algust oodata, kodu kutsus ja sõit läks Tallinna poole taas lahti. Aivar oli otsustanud starteri peale enam mitte kunagi raha kulutada ja puhtalt sõprade heatahtlikkuse ning kannatlikkuse peale lootma jääda. Venemaa tanklates üritasime järjekordsete imeliste riistapuude otstarvet välja nuputada. Ei noh, selle karbilaome prügi täis. Siis püüame kohaliku kassi, paneme siia peale, laseme kassi mustaks ja läheb loosi. Ja tee peal sai ajalugu kah korratud. Eestlased jõudsid saksa tehnikaga taas luki alla.
nimi tal Erika. Millal võtan jälle sind ma kaenlasse. Aga ei funganud see saksa tehnika seal Venemaal ka seekord. Lähen kaugele ma võitlema. Kui arvasime juba, et oleme ilma tõsisemate kaotusteta suutnud kodumaale taganeda, suutsin Eesti piiri vahetus läheduses Pihkva linna juures oma tsikliga korralikult külili kukkuda. Üks sekundit ära tühiseks iial pea. See teise suuna võib anda suur rekkele. Kui kuulidest nii kuuled, vingumist peas. Neist hetkedest. Väikesed värvikriimud, aga töötab. Ma arvan, et ajab asja ära. 5+. No, kas nüüd 5+, aga 5. Kohaliku metsamaterjali ning MacRiveti teibiga sai suunatuli ka uuesti külge. Mõni hetk ei suregi. Sa ei saa, see läheb mädanema, kui seda siia sisse jätad. No selleks on viina vaja. No ma võin tuua pudeli. Too mulle pudel viina. Elad selle üle või? Hakka voolama. Suur silmapilt, see tähtsaim meie jaoks. See laseb meil. Ja siis kohe padavai ühe jutiga Petseri kaudu üle Eesti piiri. Alles kodumaa armsat pinda jalge all tundes julgesime hirmuga selja taha vaadata. Saadud haavad töö tegemist segada ei tohtinud. Ja Siberis on käidud kodus. Hurraa!